on reede, meie siis oleme juba hommikust saadik toimetanud, nüüd oleme Kiltsi lennuväljal, kus toimub siis Ameerika Auto Edra Nationals võistlused ja kohe hakkavad treeningud ja täna peaks olema mingid kvalifikatsiooniringid ka juba, ehk siis 3 päeva kõva andmist saab olema. Ilm on päris kuum, et eks näis siis, line-upi juba autod kogunevad, lähme ajame ka auto rivi ja proovime siis trenni teha. No. 11.9. Tegelikult või? Ja poos täiega kinni? Ja 60 jalga oli 1.97. Lõppkiirus 190. Päris hea. 11.9 sõitsime praegu. Käigud ilusti kõik lülitusid ja teeme nüüd poos stardis kõvasti kinni, et teeme nüüd natukene launchi vähe kurjemaks ja paneme isegi refi rõhku juurde natukene. Et rada on päris gripi, et ei ole vaja siin lõhkuda, et teeme natuke seifimaks seda starti ja tundub, et kui ta nüüd kinni ei poo, siis võiks sõita nüüd, ilmselt ta sõidab lõhkindeksi, aga noh, vaatame siis oskab juba timmida sellega. No nii, nüüd oli süke, tundus nagu hästi kiire sõit, aga aeg ei olnud ja et vist ikkagi praegu see kohalt minek ei olnud ikkagi piisavalt kiire, et aeg ka hea oleks. Vaatame, proovime natukene, lähme siis refi rõhkudega nüüd alla tagasi natukene võib-olla. Aga see launchi jõud oli juba süke, et sealt andis nagu sõita. Taavi, mis juhtus? Äkki ta ei tahtnud sõita? Äkki ta ei tahtnud sõita? Ma arvan ka, et ta tahtis hakata puhkama juba, õlut jooma ja mis nagu tegi korraks sellise jõnksu ja siis ütles, et midagi oleks katki ja tegelikult ta ei tahtnud lihtsalt enam teha. Samas käis mingi normaalne. Räige pauk käis. Tagaratas liikus niimoodi. Nagu täpselt see nagu mingi võll oleks lennanud. Ma räägin, tõstame korra üles, vaatame, et midagi füüsiliselt, mingid käpad, asjad katki ei oleks või. Urrš! Panen veel korra. Hüppas sul käik ka välja või käik oli sees parem? Justkui nagu hüppaski välja, aga... See rada gripib nii hästi lihtsalt ka. Kuradi sõidu raiskamine oli see praegu. Täpselt ei teagi, mis nüüd juhtus, igastes tunne oli täpselt süke, nagu oleks läinud veovull katki või oleks läinud käigukäst katki või differ katki või midagi sükest. Aga ma ei tea, proovisin, käigud lülitavad, kõik käigud töötavad nagu naljakas. Ei tea, uurime natukene, vaatame videosid ja analüüsime natukene. Kahtlane värk. Kahju, et sõit raisku läks, tänase päeva viimane sõit. Oleks tahtnud siit ühe ilusa kvalifikatsiooni sõita.
no eile siis mõtlesime ja mõtlesime, et mis värk oli ja vaatasime, midagi katki ei läinud viimases sõidus, on ju. Et siuke naljakas asi oli. Siis tuli üks härra ja ütles, et ära hoia kätt kangi külje peal. Ja üsna loogiline, et selle stardipaugu peale ma siis ise kogemata tõmbasin võib-olla natukene käigu välja või käik hüppas välja või ma natukene tõmbasin kaasa või midagi sellist. Ja praegu arvame, et ma tõmbasin ise eile käigu välja ja sellega läks see viimane sõit selles mõttes nahka, et ei saanud sõita sealt head aega. Meil oli tegelikult just seaded asjad sätitud nii, et oleks võinud tulla päeva siis nagu parim sõit, aga ei tulnud, aga lähme proovime siis nüüd ja nüüd on siis külm auto ja vaatame, mis siis ajad tulevad täna. Ei tea, aga 60 jalga ikkagi on paha ja teise käigu tõmbasin ikka natuke liiga vara ja pidamist ei olnud nagu ikkagi. Ja vasaka raja 0,6 reaktsioon, mõneda 0,2. Siis 12.186 kilomeetrit tulid vasakaga ja 12.478 kilomeetrit tulid paremaga. Õlirõhk kadus ära, aga ma loiku ei näe vähemalt. Mis? Õlirõhk kadus ära ja koputama hakkas. Ei, no mul on mootor köttis, ma arvan. Või siis mingi läks õlipump või midagi sükest. Ma kuulsin koputab, natukene veel üritasin sõita, vaata, ja kuulen koputab. Keerisin seisma, vaata, ja keerisin uuesti tööle, ikka koputab, vaatan, õlirõhk ka nullis, vaata. Painin kinni ära. Aga natuke kaua võib-olla isegi, aga noh, mis seal ikka? Koputas. Ja õli tuli või õlirõhk nullis. Kurat, ma jätsin ta seisma, panin uuesti käima ja õlirõhk oli nullis. Teine mootor on seal garaažis. No nüüd on niimoodi, et täpselt veel ei tea, mis sellest saab, aga me regasime uuesti ja lähme sõitma Teslaga sama klassi. Et ma ei tea, lähme proovime, vaatame, mis saab. Ma ei tea, me pidime uue numbri võtma. Ma ei tea, kas see läheb nagu meie arvestusse ikkagi, vaata, kui me nüüd siit selle autovahetuse tegime. Aga eks siis proovime. Johannes Jürisson. Ei ole Johannes Jürisson. Ei ole. Kes see on? Siim. Sa oled vales autos. Okei. No Audi värk. Osta Audi remonti on Audi. Ühesõnaga praegu keegi hea pakkumise, siis Siimu autol läks endal saaled, läksid ringi, et võib-olla saate hea hinnaga ära osta. Palju? Sott või? 100 euri või? Anna konto numbri. No, Siim saab vähemalt ühe võiduringi.
Switch. No nii, racing värk, lähme viimast kvalliringi sõitma nüüd Teslaga, eelmise käisime ka, sõitsime Teslaga ja sõitsime lõhki, sõitsime 11.7. Nüüd tuleks kindla peale sõita ajaindeksis ilusti niimoodi, et ei sõida lõhki. Siis saame homme eliminaatoreid sõita ka ja ma ei ole kindel nüüd, kas see lõhki sõitmine nagu laseb meid eliminaatoritesse või mitte, et sellepärast juba ka. Ja proovib siis natuke rahulikumalt võtta, see pidurdamine on keeruline, et ma ei tea, nagu kõrval auto üritab ka indeksit sõita, ma ei tea, vaatan natukene teda ka, aga üritan siis kuidagi niimoodi, et teen stardi ära ja siis lõpus üritan siis maha lasta ilmselt. Davaiks! Switch. Pärast Siimu käest küsima, et kuidas on elektriga sõita, kui oled kogu aeg bensuga sõitnud, et kui ma nüüd selle 400 meetrit tõmmet teen, kas ma pärast tanklasse jõuan. Ütleks midagi, aga meil on Windowsi pilt siin lihtsalt. Tulemused läksid ja jäidki teele, jah? No nüüd on niimoodi, et sõitsime teise kvalliringi ära Teslaga ja 12.4 ei osanud üldse timmida seal seda, et kus maal maha laskma peaks ja värki, aga vähemalt on mingi asi olemas. Kui nüüd homme peaks saama hellikaid sõita, siis saame sellega sõita ja vaatab siis. Mõtlen, kuidas ma alustan nüüd. Mõtlesime erinevate lahenduste peale ja kuna üsna tõenäoline on, et homme sajab vihma, siis me ei saa tõenäoliselt sõita eliminaatoreid. Aga lihtsalt, et selle pärast, et kui ikkagi toimuks eliminaator, et me saaksime need esimese tiirupunktid kätte, siis leidsime kiirelt lahenduse ja JJ Fabrication laenas meile siis oma Tesla Model 3, millega saime siis sõita 2 ringi kvalifikatsiooni. Esimene ring vajutasin lihtsalt, oma arust isegi ei vajutanud päris põhjagaasiga, aga tuli 11.7, sõitsin lõhki ja kuna me ei olnud kindlad, kas sellega eliminaatoritesse saab, siis õnneks saime ühe ringi veel sõita ja siis sõitsin niisuguse turvalise 12.4. Et siuke huvitav lugu siis, et vahetasime autot niimoodi keset võistlust ja ühesõnaga vaatame siis, praegu jälgime ilmateadet ja vaatame, kas homme saab sõita ja kui saab, siis sõidame Teslaga eliminaatoreid ja kui nüüd video läbi saab, siis järelikult hakkas vihma sadama ja jäeti üritus pooleli ja ei sõidetud eliminaatoreid välja. Järgmine võistlus on Tartus juuli lõpus, 29. juuli, Speedest. Proovime selleks ajaks kindlasti lahenduse leida. Täpselt ei teagi, mis me nüüd teeme, eks seal tuleb alt lahti võtta ja hakata vaatama, mis seal juhtus täpselt, et ega enne ei saagi edasi mõelda, mis me täpselt teeme. Loodame saada kindlasti Speedestiks auto kokku. Kuna meil oli ka see käigukasti teema, oli siuke eelarveväline kulutus, siis nüüd on igasugune abi on teretulnud, mis vähegi võimalik, et paneme selle toetuslingi ka siia, kes vähegi tahab toetada ja aidata meid ikkagi ära sõita see hooaeg, et näeme loodetavasti Speedestil.